räägime. Ema on nüüd küll. Okei, sinu foto ära. Tegime juba. Minu kuberneriga. Toome me vaja president Rainer Olgo. Aga kus Rainer on? Mul on veel nii tunnid. Rainer. Nii. Ja Peeter, sina siis? Peeter annab märku. Mina märku annan, kuna visata... See ei ole võtt. See on võtta võtta. Täitsa tipu välja. Pluto. Kuule, aga kus neid saab, ma näen tool? Ei. Ja kolm kord on tervist. Teeme ilusa rõõmsa näo pähe ja mis seal muud. Ja teie noormeesprogrammi pileteid ostnud? Tõesti, vastab tõele, jah, vastab tõele. Aga minu nimi juba ühe piletikonsu peal juba on olemas. Sadade peal peab olema. Sadade peal, me räägime sadade. Aga mul on palju sõpru ja pere. Kõigil teil kuidas läheb? Anu. Aitäh. Vaata, see aasta piletit ei olegi või? Ei, mul teema ilmestus ikka siin. Tänava pealt inimesed ja vaatavad, kuidas palju Ma ei ole veel valmis, ma veel puhkan. Järgmine aasta uuesti uus vaatame. Raanid Kuulge kõik lapsed, võtke õhupalli. Tänavu aasta ei jõua, siis tulge järgmine aasta. Rainer, lähme. Lähme Petsi. Kas Petsa jälgi märgu andnud, aga pane valmis. See on see meie... Tulid kõigepealt iirlased selle peale, et korraldada niinimetatud pardiralli, just nimelt pardiralli, duck race inglise keeles. Muretseti lihtsalt niisugused väikesed rahvad pardikesed, mis vee peal ujuvad ja idee oli sama, et inimesed said osta neid pardikesi endale siis või mitu tükki. Aga siis parasjagu seda üritust, mida seal toetada vaja oli. Ja siis pandi need pardid alla veel ujuma ja missugune part võitja oli. Ja siis või siis seda pardi omanik, pardi ostud, et inimesed sai auhinna või lisaks. Junior Chambers International Toomemäe koda tulid niisuguse idee peale, et 2011. aastal siis korraldada enam-vähem sama ettevõtmine, siis Tartu linnavalitsuse targal juhtimisel leiti loomulikult, et iga parte Emajõe peale, neid on siin niigi sadu. Pardiralliga hakkama ei saadud, küll aga otsustati palliralli kasuks, eks Tartu on ju kõva pallimängude linn. Ma mõtlen võib-olla eeskätt siiski korvpalli peale, aga aeg läheb edasi ja igasuguseid muid palle on ka kõvasti edendama hakatud ja nii on siis see palliralli siin. Tegelikult vahva heategev üritus, kus siis igaüks, nagu ma ütlesin, on saanud siis võimaluse toetada neid, kes abi vajavad
ja see on tõesti kõige toredam. Ja muidugi on seal ka suured ettevõtted, kes on oma õla alla pannud mitte sellise 2-eurose piletiga, vaid 500-eurosega. Aga näete, kui te nüüd viskate pilgu sinna baari, siis need suured pallid 60. aasta 16. jaanuaril, kui siit Emajõe jää pealt ja olid niisugused ajad, kus Emajõgi oli jääs, mindi siis suusamatkale Tartust läbi Otepää Käärikule ja nii sai alguse Tartu suusamaraton. Siit samast enam-vähem see oli siis kadunud Vendelmäest ülema Tõnu Matjuse eestvedamisel. Tekkisid kontaktid soomlastega, kes siis niisuguse vee peal suusatamise olid välja mõelnud ja isegi suur Soome suusalegend Juha Mieto, kujutage ette seda peaaegu 2-meetrist hiiglast niisugustel Junior Champions International Toomemäe koda ja teisena siis Lions klubi Tartu Tamme ehk 2 väga suurt ja võimsat heategevusorganisatsiooni Lions klubisid, mida Eestis tervelt 62 on tegelikult üle maailma on hoo sisse andnud ja nende esindajad, ütleme siis nii, lõpetavad praegu selle suusasõidu. Sellega tasuks tegelikult jah, kes tunneb, et on hea tasakaaluga, siis tasub nende veesiiskadega siis nii kiiresti kõõgub. Siis nüüd ootab ees hoopis äraarvamatu võistlus, ehk see ongi siis oodatud palliralli, mille võitja saab auhinnaks lodjasõidu Emajõel ja saab kaasa võtta veel 35 sõpra. Nii et ka tänane 2013. aastal on Emajõe lodjaselts pandud välja selle peaauhinna. Nii et 3. korda palliralli siin Emajõel Tartu kesklinnas ja kui meil on finišis kõik olulised tegijad valmis, siis aga alustada, nii et siis loomulikult peafortuuna on Tartu linnapea ja 1000 pallid on Emajões ja nüüd siis need ettevõtete ostetud 500-eurosed pallid sinna lisaks veel. No need on loomulikult täiesti teist klassi pallid, absoluutselt teist klassi ja teises masinaklassis pallid. Nemad ei konkureeri, nemad ei võta siin auhinda ära, vaid auhinna peale lähevad ikkagi need pisikesed pallid, nummerdatud pallid ja tundub uskumatu, et need 4000 palli siis tõesti nii väikese pindala puhkuseks ujuda, siis pöörati selili, lasti selili ju hea ujuda, ainult Emajõe jõe peal ei ole päris hea ja kindlasti ka siis jõudu kosutav oli vahepeal nii ujuda ära kadunud ja hoopis võlga on jäänud need suured pallid, sest seal ei ole mitte midagi teha. Nemad on hoopis teisele poole liikunud ja lähevad siis hoopis vastuvoolu. Ma ei näe. Ja ma vaatan, et üks omaette võistlus on veel käima läinud, kui praegu suure helilooja Rossini mängima hakkas, siis huvitav on see, et mis siis esimesena lõpeb, kas Rossini, kumb enne finišisse jõuab, kas Rossini oma Wilhelm Telli avamänguga või pallid finišisse. Mul on tunne, et suur itaallane Rossini võib täna vist võitjaks tulla. Saab enne otsa, tema lahju on küll nendest pallidest, oi kui kahju, mis sinna sillanuki alla seisma jäid ja nemad ei kuidagi hooni enam paigast ei liigu. Ei ussi, ei püssirohi ei aita sealt. Aga ja kollane kipub praegu vist ettepoole liikuma, aga mis number ta on, seda praegu ei näe, sest number on alla vett ja ega niisugune aukas ilm ei ole ka, mis seda numbrit siit näeks, aga meil on seal Urmas Kruuse valmis juba. Need pallid võiks saada loosi auhinnana siis eriauhinna sealt või kui? Komisjon otsustas anda eriauhinna. Eriauhinnad, super, meelel. Ja näete, tegelikult on nemad päral ju enne muidugi, aga finiš on seal määruste järgi ja kellele läheb sealt siis nüüd see peaauhind, esimene. Sealt võeti vägev loomus. Seal on vist kõik need pallid, kes auhinnale lähevad ja on siis kellele läheb peaauhind
lodjasõit Jõmmuga Emajõel ja kaasa võib võtta veel 35 sõpra. Mis number? 2147 Hubert on võitja. 2147, oli see nii? 2147. Hubert. Hubert. Palju õnne, Hubert. Teine auhind. Spa Estonia pakett 2-le. Vriss reisibüroo kingib siis teise koha omanikule argipäeva massaažipaketi 2-le ja see sisaldab oi kui palju asju. Ja kõigile lisaks muidugi ka tasuta parkimist, mis ei ole sugugi mitte kerge värvus saada. Ja 132 Kairi. 132. Aili. Kairi, palju õnne. Number on selge, 132. Kas keegi rõõmust juba vette hüppab? On võitja siin kalda ääles praegu. Ja teise koha omanik. Kuuleme, kellel läheb kolmas koht. Jõesaun Leiliga Ahja jõele. See on siis kuni 15 inimesele mõeldud Jõesaun Leili. Ja 2346 Rasmus. 2-3-4. Jõesauna minna Leiliga või siis Jõesaun Leilisse minna. Igasuguse variante. Ja nüüd siis Mudila on kinkinud perepileti ja 3 lapsepääset Eesti suurimale kogupere mängumaale. Ja kellele see läheb siis praegu, mida ütleb, mida kostab Fortuna? Mudila perepilet. Kaks, 5, 3 Ülar. 2, 5, 3 Ülar. Nii et siis Mudilasse ja teine Mudila perepääse